Martin Järveoja Otiga siin rääkisime, minu hinnangul olite kõige kiiremad mehed nädalavahetusel, ta ei tahtnud küll ülivõrretes iseendast ja sinust rääkida. Kuidas sul see tunne jäi, et tead, see kiirus oli teil ju väga hea, kui poleks eilsest ebaõnne olnud, siis vastast siin poleks ju tegelikult olnud? Jah, võib nõustuda sinuga, et ebaõnne oli, rehvi purunemine oli, roolivõim, et kui need asjad välja jätta, siis usun, et oleks olnud koht kõrgemal. Kui tõsiselt sina, ütleme, kõrvalistmel istudes ka tänasesse päeva uskusid, et selge see, et Sebastian Ogier sõitis niimoodi nagu säästlikult, eks ole, aga Kader omalt pärast saite mööda ja lõpuks Ogier'ga vahe ei kasutused väike. Et kas oli mingi usk, et on isegi võimalik võita või pigem läksite see teist kohta ründama? Ei, see võidu lootus oli ikkagi teoreetiline, et pigem usun, et esimesel katsel kuidagi andsime niigi palju aega ära, aga pärast seda oli päris niisugune intensiivne hoog peale, et hea meel on siin poodiumil olla. No, kuidas sa autos tunnetad ka seda niisugust meeleolu muutust, et ütleme, see hooaeg ei ole ju kõige mõnusam olnud ja siin on palju probleeme olnud. Nüüd õnnestus ikkagi kiirus välja võluda, et see annab järgmisteks rallideks emotsionaalselt ilmselt ka väga palju juurde. Jah, et eks muredest rääkides, eks meil on siin viimastel aastatel olnud omajagu, et selles mõttes on see nahk on paks peale kasvanud, aga ei, võrreldes Kanaari saarte ralliga oli ikkagi kiirus oli konkurentsivõimeline ja selle pealt nagu järgnevatele kruusarallidele on kindlasti positiivsem peale minna. Kuidas sa enda tööd siin rallile hindad, ütleme, kaardilugeja vaatest, et kuidas sul isiklikult asjad õnnestusid, klappis kõik sinu poolt 100%? Ja ei teada-tuntud ralli selles mõttes, et nagu ma olen öelnud ka, et mul üks lemmikrallisid, et iseenesest kogemus siin rallilt on ja korraldus oli okei ja kõik oli hästi, kõik sujus. Selge, edu!